meeldib hambaarsti juures käia? Oi, aga see on nii tore, et nii paljudele meeldib. Täna te igaüks saate sellise pisikese kingikoti, kus sees on info, kuidas hammaste eest hoolitseda. Ja teate, miks mina tulin teile seda rääkima? Sellepärast, et kõik see, mis mul siin suus on, see on minu instrument. Koolijuhina on mul väga hea meel, et Lions klubi on siis asunud ka nende organisatsioonide ja institutsioonide hulka, kes õpilastele siis kingitusi teevad just selliste õigete või ka elus vajalike väärtuste ja oskuste ja vajaduste rahuldamiseks. Et see hambahügieen on kindlasti väga oluline. Mul oli rõõm tõdeda, et lapsed siin ikkagi pesevad hambaid ja et see võõras tegevus ei ole. Aga see, et sellele ka teised tähelepanu juhivad, mitte ainult koolis õpetajad ja võib-olla kodus vanemad, on igati tänuväärne. 13. november on maailmas lahkuse päev ehk World Kindness Day ja juba teist aastat Lions klubid Eestis tähistavad seda päeva. Kuna sellel aastal me teeme projekti Lahke naeratus loeb, siis ja see hõlmab ligi 500 kooli üle Eesti, siis me tegime lahkuse nädala 8–12 november, et kõik ligi 15 000 last saaksid oma kingituse kätte. Me kingime sellel aastal esimese klassi minevatele lastele hambaharja, hambapasta, Punase Risti plaastri, Lionsi helkuri ning 2 teabelehte. Et koostöös Suukooli ja Punase Ristiga on meil see projekt läbi viidud ja alguse sai see sellest, et aasta tagasi või paar aastat tagasi olid ajalehtedes artiklid, kus väikeste laste, siis esimese klassi laste hammaste tervis on väga kehvas olukorras ja me soovisime sellele tähelepanu pöörata, et võtsime Suukooliga ühendust ja nemad olid väga huvitatud sellest, et see läheks suuremale üldsusele siis teadmiseks.